No nii, täna ma tahan teha ühe laivi tarokaartidest ja rääkida teile tarodest rohkem, mis asjad on tarod, kust nad on tulnud ja miks nad on olnud, miks nad on kasulikud inimestele ning kuidas ma ise olen aktiivselt neid oma praktikas kasutanud nii psühholoogilises praktikas kui ka vaimses praktikas ja esmaselt siis diagnostilises praktikas, et kuidas see on mind abipraktikuna, aidava praktikuna aidanud siis praktika ajal. Ja tere kõigile, saate vaikselt mulle siia kommentaaridesse kirjutada tervist kõigile ja saate kirjutada kommentaaridesse, kust te tulete, kust te mind vaatate ja kui on mõned küsimused siis tarode kohta, saate kirjutada otse siia kommentaaridesse ja see live läheb üles ka YouTube'i ning hiljem on võimalik kommentaaridesse veel lisada kommentaare, siis ma saan nendele vastata siis mõne teise laivi ajal. Tere, tere! No nii, ma vaatan, et tahetakse liituda minu laiviga, aga hetkel ma liitujaid ei soovi, vaid saate kirjutada siia oma küsimusi kommentaaride näol. Ja tarosid ma olen kasutanud juba alates aastast 2020. Siis ma aktiivselt otsisin nagu laiendust enda vaimses praktikas ja mulle sattus taro õpetaja, kes siis õpetas mulle tarosid, õpetas, kuidas neid lugeda ja minu jaoks see oli väga keeruline, sest et ma justkui õppisin ära nende tähendusi, aga ma ei suutnud ühenduda läbi intuitsiooni nende kaartidega ja kogu aeg olin nagu sellises rollis, kes loeb nagu süsteemi pealt, aga intuitsiooniga ei suuda ühenduda. Ja siis õppimine oli väga-väga raske, et ma mäletan omal ajal ma isegi nutsin selle praktika ajal, sest mul ei tulnud lihtsalt välja. Ma ei saanud mitte kuidagi nagu intuitiivselt sellega ühendust. Et oli paras kivi ületamiseks, sest et tarokaartide keel ma ütleks, et võimalik, et kõikidest maailma keeltest kõige keerulisem keel. Et nagu te teate, meil on maailmas erinevad keeled nagu eesti keel ja inglise keel ja vene keel ja hiina keel. Igas keeles on oma sümbolid ja tarokaartide keeles on ka omad sümbolid. Aga need sümbolid ei ole märkide näol, vaid on hoopis kujundlike sümbolite näol, mida ei loeta siis ühele, nagu näiteks laud on laud ja tool on tool. Ja kui ma ütlen tooli kohta laud, siis tool ei ole laud. Siis laud ei ole tool, aga tarode intuitiivses keeles see võib ka niimoodi olla, et laud on tool ja tool on laud. Tere! Ja olen siis praktiseerinud seda 4 aastat ja viimased, ütleme kuskil 2,5 aastat aktiivselt siis ka raha eest töötanud ja kasutanud seda oma praktikas. Ning 3 aastat tagasi oli ka, me filmisime tuleproovi, kus ma aktiivselt kasutasin ja katsetasin kaarte, kuidas nad siis töötavad, kuidas nad väljenduvad ja sain hästi palju uut katsetus siis meetodil, hästi palju uut praktikat tarode kohta.
Hispaanias ma olin ainult 3 nädalat ja hetkel olen Eestis. Nii, taarode kohta. Ehk siis see on süsteem, see on omamoodi keel, mis koosneb sümbolitest ja kujunditest, mida loetakse erinevalt tasandilt. Ja üldse taarosid saab kasutada mitte ainult ennustamiseks, vaid iseenda avastamiseks. Taarosid saab kasutada psühholoogilises praktikas, saab kasutada vaimses praktikas ja üldse see on siuke üldine instrument, mida saab kasutada erinevates praktikat. See ei pea olema ainult ennustamine, mingi tuleviku ennustamine. Et see võib olla ka psühholoogiline praktika. Näiteks need on need MAC-kaardid. Väga sarnane süsteem, aga siiski MAC-kaardid ei ole okultne süsteem, mis siis taarod on okultne süsteem. Ja taarod töötavad siis läbi infovälja ja ma arvan, et väga paljud teist on kokku puutunud sellega infoväljaga läbi konstellatsioonide. Ehk siis infoväli on infoõhus, mis on salvestatud infoosakesed, infolained, täpselt nagu on valguselained olemas, helilained, raadiolained, magnetlained, täpselt on olemas ka infolained, aga parasjagu antud hetkel teadus pole veel suutnud neid infolaineid mõõta. Aga ma arvan, et lähima 50 kuni 100 aasta jooksul teadus suudab siis mõõta infolainete pikkust ja infot, mis infoosakestes sisaldub. Ja infovälja kohta veel öeldakse näiteks kollektiivne alateadvus ja kollektiivsest alateadvusest räägib näiteks jungiaanlik psühholoogia. See on Carl Gustav Jungi järgi. Et keda huvitab, see saab lugeda rohkem internetist. Kollektiivne alateadvus. See on siis koht, kus sisaldub kogu inimkonna kõikide aegade jooksul saadud ja sisalduv info. Ruum ja aeg, kus on kõigi aegade info olemas. Ja sinna on siis võimalik pääseda ligi läbi erinevate instrumentide ja üks nendest kõige võimsamatest instrumentidest on taarokaardid. Ja teine on muidugi meie keha, meie teadvus ja läbi selle on võimalik ka pääseda ligi infoväljale või kollektiivsele alateadvusele. Ja kaardid on selline instrument ja enamasti see on väga tõhus instrument, kui sa näiteks ei oska veel väga hästi info välja lugeda ise ja ei ole nagu väga tugev oma intuitsioonis, ei ole väga tugevalt ühenduses oma näiteks selgelt tundmise, selgelt nägemisega, siis see on siuke instrument, mis aitab sul arendada näiteks oma intuitsiooni, ühendust, aga mõnes mõttes see on ka nagu kark nendele, kes alustab oma siis teekonda esoteerikas või vaimses maailmas. Ja ma võiks öelda ka seda, et iga alustav praktika maagias, enamasti iga alustav praktik on alustanud oma teekonda taarokaartidest. Nii et kes on astumas seda teed, siis see on väga võimas instrument selle jaoks, et alustada oma teekonda. Maagia maailmas siis. Kuigi taarosid ei pea ainult maagia maailmas kasutada, sest neid saab ka psühholoogilises maailmas näiteks kasutada ja lihtsalt diagnostilises praktikas, et see on nagu väga võimas instrument.
Lisaks siis mineviku ja oleviku lugemisele taarokaartidega saab ka tulevikku lugeda ja nagu te kõik ilmselt juba teate. Ja tulevik koosneb erinevatest tuleviku variatsioonidest nagu harudest. Võime ette kujutada näiteks, et see on nagu puu ja siis tulevikus on meil tõenäolisemad harud ja vähem tõenäolisemad harud. Ja siis taarokaardid püüavad enamasti neid tõenäolisemaid harusid, kuigi me võime välja arvutada isegi protsentuaalsust, selle antud haru protsentuaalsust ja vähem tõenäolisemate tulevikuvariatsioonide tõenäosust. Ehk sellised asju saab ka välja mõõta läbi taarode. See on siis tegelikult väga iidne instrument ja hästi paljud siis taarode uurijad on omavahel vaielnud, et kust see instrument pärineb. Ja on hästi palju erinevaid arvamusi selle kohta, et kust nad tegelikult pärinevad, kas siis Egiptusest või Atlantidelt või siis nendelt mustlastelt. Et on erinevad variatsioonid, erinevad arvamused, kust need taarokaardid pärinevad ja keegi tegelikult ei suuda kindlaks määrata, kust need algselt on meile siia sattunud, aga minu uurimuste koha pealt tuli info, et taarokaardid on Atlantide tehnoloogia justkui järeltulija või järelkaja fantoom. Ehk siis Atlantidel oli oma prognostiline tehnoloogia, mis suutis prognoosida siis tulevikku ja see on lihtsalt siuke järeltehnoloogia Atlantisest. Ehk siis nagu ma ütlesin, ma ei tea, kas ma ütlesin siin videos, aga ma eeldan, et kuskil 50–100 aasta pärast on inimkond kohas, kus ta suudab koguda nii palju selle asja nimetus on big data, ehk siis andmeid juba praegu kogutakse, näiteks ChatGPT töötab selle põhjal, et meil on internetist kogutud hästi suur hulk andmeid ja ma ei tea, võib-olla 50 aastat läheb aega siis, kui neid andmeid kogutakse nii palju, et nende andmete põhjal on võimalik prognoosida siis tulevikku. Ja sellist asja te võite jälgida näiteks Westworldis, kus tehakse siis selline üliaju, mis big data põhjal prognoosib siis tulevikku. Ja taarokaardid suudavad ka prognoosida tulevikku ja see on justkui sellise tehnoloogia fantoom või järelkaja Atlantide ajastust. Aga kui me räägime veel kaugemast ajast, siis ilmselt ma eeldan, et need kaardid, täpsemalt siis need suured arkaanid või arhetüübid ei ole isegi pärit siit planeedilt. Aga ametlikult esimesed jäljed taarokaartidest on siis renessansi ajastust aastast 1400 midagi Itaaliast. Et Itaalias on võimalik käia vaadata neid kõige esimesi kaarte. Ja tere kõigile. Ja kui teil on küsimusi taarokaartide kohta, võite julgelt kirjutada kommentaaridesse. Ehk siis meil on 78 kaarti taarodes ja igas kaardis võib olla kuni 1000 tähendust või isegi veelgi rohkem ja kokku see teeb 78 000 tähendust. Ehk siis väga palju erinevaid tähendusi ja tegelikult kui lugeda kõikide võimaluste kõiki võimalusi, sest see on 78 faktoriaalis ja seal tuleb kolmekohaline
3 reaga number, variatsioonide number, mis on võimalik siis tarokaartides, kõik variatsioonid kokku, see on tohutult palju ja ka ühe elu jooksul ei ole võimalik saada kahte samasugust lugemist. Et iga kord need lugemised avalduvad uutmoodi. Aitäh esimese küsimuse eest, et kuidas valida endale tarokaardid. Valikut on palju ja paljud annavad ka enda kaarte välja. Esimeseks pakiks ma soovitan Rider-Waite'i tarosid, ja sest see on klassikaline pakk, mis on kõige populaarsem maailmas ja kõige populaarsem pakk maailmas ja selle järgi on tehtud enamus pakke. Rider-Waite, ehk siis see on klassika. Kui sa oskad klassikat, siis sa oskad ka enamus kõiki muid pakke. On olemas ka selles mõttes teised, hästi palju on erinevaid. On olemas okultsed, on olemas mitteokultsed, ajaloolised, aga esimeseks pakiks ma alati soovitan Rider-Waite'i. See on kõige populaarsem ja see on nagu aabits. Et kui sa tahad osata orienteeruda, siis võta Rider-Waite. Ja tarokaartide infoga on võimalik ühenduda läbi erinevate tasandite ja enamasti me ühendume läbi ühise info välja. Ehk siis, nagu ma juba ütlesin, Jungi kollektiivne alateadvus. Ning see on enamasti tarokaardid ühenduvad läbi tavalise ühisinfo välja. Aga veel on võimalik läbi tarokaartide ühineda näiteks kliendi vaimuga, kliendi kaitseinglitega, samamoodi on võimalik ühenduda ka deemonitega, tumeda hierarhiaga ja sõltuvalt ka sellest, mis tasandil asub siis lugeja ise, võib ta kogemata sattuda madal sagedustesse ja lugeda hoopis näiteks, ma ei tea, deemonlikku lugemist. Ja teiselt poolt jällegi selle asemel, et lugeda tavalist infot ühisest infoväljast, on võimalik otse ühendust saada kliendi kaitseinglitega, õpetajate, mentoritega, mis annavad veelgi puhtamat infot teile. Ja seda kõike ma õpetan oma taro kursuses, mis on varsti saadaval. Ja eile ma just rääkisin ühe oma tuttavaga ja ta rääkis mulle, et ta käis erinevate ennustajate juures ja nad justkui andsid talle tuleviku kohta infot ja oli aeg, kui see nagu läks täide ja oli aeg, kui see ei läinud täide. Et hiljuti ei ole nagu täide läinud. Ja siis küsib, et alla, kuidas ma siis saan uskuda, kui üks kord see läheb täide, teine kord see ei lähe täide. Ja ainuke, mis ma oskasin talle seletada, on see, et tulevik ei ole mitte kunagi 100%. Et on olemas pealmised sellised tulevikuharud ja on olemas kõrvalharud. Ehk siis, kui sa lähed mööda pealmist haru, siis tavaliselt see koosneb kuskil 80% tõenäosusest, et sa lähed selle järgi ja on olemas ka kõrvalharud. Aga kui sa juba saad oma tulevikku teada, siis juba sellel hetkel sa võid ümber programmeerida oma aju sellele, et see tulevik ei ole enam sinu pealmine tulevikuharu. Et tuleb vaadata erinevaid variante ja valikuvõimalusi. Ja selle asemel, et lihtsalt küsida oma tuleviku kohta, ole piisavalt tark, et küsida näiteks niimoodi, et mida ma pean tegema selleks, et seda saavutada. Mitte see, et
mis ootab mind järgmisel aastal või mis ootab mind tulevikus või kas ma müün ära oma auto, vaid hoopis seda, et mida ma pean tegema selleks, et saavutada seda või mis takistused on veel ees, mida ma pean ületama, mida ma pean tegema selleks, et saada seda või mida ma pean tegema selleks, et ära müüa see auto, kui see ei õnnestu näiteks. Ja muidugi tarokaartide lugeja peab ka ise oskama kõiki neid aitama kliendil õigesti formuleerida neid küsimusi, sest ütleme niimoodi, et kliendid väga tihti ei teagi isegi, mis küsimusi nad võivad küsida ja mis küsimustele vastavad need tarokaardid. Ja siis ühes videos oli ka siuke kommentaar, et tarokaartide oskus peab olema kaasasündinud. Ja mina ütlen niimoodi, et tarokaartide oskus ei pea olema kaasasündinud, et kui sa oled beebi, sa ei saa hakata kaarte laduma ja hakata seletusi andma. Sul võib kaasasündinult olla hea intuitsioon, hea ühendus väljaga, kui sa oled näiteks eelmistes kehastustes juba tegelenud selliste asjadega, aga sa ei pea süsteemselt teadma neid asju. Ehk siis, kui sa saad täiskasvanuks ja võtad need kaardid kätte ja kui sa oled eelmistes eludes juba neid kätte võtnud, siis see lihtsalt kulgeb sul kergemini. See õppimine, see meeldetuletus, kõik need praktikad kulgevad sul keerumini ja justkui loomulikumalt. Aga see ei tähenda, et need teadmised on sul peas. Nii. Vaatame, mis küsimused siin veel on. Ehk siis tarokaartidel on tegelikult siuke sügav ajalugu, mis algab siis Itaaliast, siis see läheb üle siuke Marseille süsteem, siis 1800, siis väga tugevalt hakkavad huvi tundma eelmise sajandi okultistid näiteks, Golden Dawn, kuidas see eesti keeles on, Golden Dawn, siis see Golden Dawn kuldne Zolotoy Rassvet, ei tule meelde. Ehk siis see on see okultistide organisatsioon, eelmise sajandi kõige suurem okultistide organisatsioon, kus siis hakati välja töötama neid nii-öelda klassikalisi tarokaarte, kust siis on ka Veid välja tulnud, Edward Veid, ja sealt on ka näiteks Crowley välja tulnud, need on mitte klassikalised Rider-Waite'i kaardid, vaid Tooti kaardid. Need on ka omamoodi ja väga sügavad. Aga mina parasjagu hakkan õpetama inimestele klassikat, sest läbi klassika saab ühenduse kõigi muuga. Kui mitu tugevat tarolugejad Eestis on? Esiteks on küsimus, et mille jaoks on selline küsimus, et mis see annab, kui ma tean, et mitu tugevat lugejad Eestis on. Mina ei tea, kui palju tugevad Eestis lugejaid on. Mina olen tugev, seda ma võin teile öelda. Kui mul oleks võimalus minna iseenda juurde tarodesse, siis ma annaks kõik rahad ja läheks iseenda juurde tarodesse. Mina ei ole leidnud endale ülitugevad lugejad Eestis. Ja üldse ei ole leidnud veel. Ma olen proovinud väga palju erinevaid. Et ma ütlengi, et kui ma oleksin ise enda jaoks olemas nagu tarolugeja, siis see oleks vapše perfect. Sest mina olen tugev, ma tean, kui hästi ma loen inimestele.
nii, vaatame, mis siin veel on. Mina parasjagu ei ole leidnud enda jaoks väga tugevaid lugejaid Eestist ja üldse Eesti kohta on vähe praktikuid. Ma olen käinud näiteks Marilyn Kerro juures ja olen ka õppinud ta juures, aga hetkel ta on juba aastaid lastega ja ta on ennast nagu ära eraldanud erinevatest praktikatest ja ühendustest, sest ta on nagu pereinimene praegu ja väikeste lastega ja ta ei taha minna sügavale. Enne laste saamist, kui ta tegutses Venemaal, siis ta tegutses väga tugevalt, aga praegu ta on ise öelnud, et justkui mugavustsoonis ja muidugi ta on väga tugev tegija, aga kuni ta on selles mugavustsoonis, siis ei saa nagu loota seda ülimat sügavust ka. Tere kõigile! No nii, siin on mul küsimused, kõige tuntumad küsimused, kõige laialt levinumad küsimused, mida inimesed siis küsivad tarokaartide kohta, millele ma annaks siis teile vastuseid. Ja muidugi, kui teil on endal küsimusi, siis saate kirjutada. Ja siis üks boonus veel, mis me pakume koos minu meeskonnaga teile, kui te lähete minu Taro kursusele, on kursuse lõpus luua ise oma isiklik veebileht, ehk siis me anname malli ja te saate juba alustada tööd taroloogina täiesti vabalt, sest et teil on olemas mitte ainult kõik need oskused, nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, vaid ka lisaks oma veebisait, mida me aitame teil koostada. Ja seda pakkus välja minu produtsent, kes loob neid veebisaite, kes on aidanud mul juba üle poole aasta luuas neid struktuuri ja veebisaiti, mis on väga esteetiline, ilus ja maitsekas. Ja väga ilus. Ja see ei ole lihtsalt pelgalt Taro kursus, see on minu esimene kursus ja võib-olla te teate, kuidas inimestel tulevad välja esimesed kursused. Tavaliselt nad on kõige sügavamad, kus siis läbiviijad panustavad kõige rohkem oma elus esimestesse kursustesse. Ja mina ilmselt teen täpselt sama, et ma panustan tohutult palju inimestesse, et nendest saaksid konkreetselt väga head praktikad, sest mina siin vastutan oma reputatsiooniga, mina siin vastutan iseenda nimega selle eest, kes siis kursuselt välja astuvad ja hakkavad siis minu nime kasutama ja minu diplomid. Ehk siis mina panustan maksimaalselt. Ja see väli, mis hakkab avanema, see ei ole lihtsalt Taro kursus. Ma panen sinna kõiki oma psühholoogilisi, kõiki oma vaimseid, kõiki teadmisi demonoloogiast, inglitest, maailma loomisest, puhastustest, psühholoogiast. Hakkame väga palju ka psühholoogiat õppima, kuidas mitte traumeerida klienti, kuidas leida probleemi juur, kuidas ümber suunata inimest õige spetsialisti juurde. Ehk siis siin on väga palju erinevaid nüansse, mida peab oskama üks hea tarokaartide lugeja.
ja see väli kursuse ajal, see ei ole lihtsalt tavaline väli, see on konkreetne väli, mille najal te saate teha oma elus kvanthüppeid, sest see on väga-väga võimas väli, mis hakkab tekkima, mis hakkab teid toetama läbi 8-10 kuu. Ehk siis kursuse kestvus on umbes 8-10 kuud, kui mitte rohkem. Ehk siis see on väga sügav, väga põhjalik kursus. Ja samas see on mänguline, see on tore, see on lõbus koos teiste mõttekaaslastega, et see ei ole siuke kuiv kursus, kus me lihtsalt loeme mingid teooriad, on ju, et me mängime, me oleme mängulised, me tunnetame oma intuitsiooni, me proovime erinevaid praktikaid, väga palju meditatsiooni teeme, võib-olla konstellatsioonipraktikaid, ehk siis me hakkame töötama iseendaga kõigepealt ja siis teiste inimestega. Ehk siis me hakkame avastama iseennast ja läbi selle avastame siis teisi inimesi. Ja selle kursuse koostamise käigus ma isegi olen avastanud nii palju uusi sümboleid kaartidelt, mida ma olen lihtsalt silmadest mööda lasknud ja ma kogu aeg avastan midagi uut, mingi uus sümbol, kust see tuleb. On ju, see on väga-väga põnev, sest ma ise loen neid professionaalselt, aga ma jätkan nagu nende avastamist iga päev, iga jumala päev. Ja eriti kui ma veel lisaks sellele mediteerin nende peale ja siis tulevad uued sümbolid ja siis avalduvad uued tähendused. Ja kogu aeg, kui minu arusaamine maailmast laieneb, siis muutub ka arusaamine kaartidest. Nad justkui avanevad uue näoga mu ees. Ja seda kõike ma saan teiega jagada. Ja kuidas ma üldse tulin selle juurde, et mul on aeg nagu Taaro kursust teha. Et tegin väga palju tööd, kuni ühel hetkel ülevalt läbi kanali, intuitsiooni tuli siis info, et tüdruk, sul on aeg jagada oma teadmisi teistega. Lihtsalt on aeg. Ja siis ma seda mõtet lükkasin eemale veel kuskil pool aastat, kuni see koputas mulle nii kõvasti, ütles, et sa pead mind tegema. Sa pead minust kinni võtma ja hakkama tegema oma teadmisi edasi andma, sest mina tegelikult tulin siia sellesse kehastusse juba õpetajana. Ja oma eelmistest eludes oli niimoodi, et alati ma kasvasin väga kiiresti oma õpetajatest üle, sest see kogemus, mis mul on tähehingena, on tohutult suur. Ja ka selles elus ma juba oma seas 28-aastasena olen oma õpetajad üle kasvanud mitmekordselt. Just sellepärast, et mul on see tugev eelmiste elude pagas selja taga, mis avaldub väga-väga kiiresti. Ja kõike seda ma tahan teile edasi anda. Nii, vaatan edasi küsimusi. Ja klientidega töötamisel on olemas ka oma eetika ja omad põhimõtted, et päris kõiki ei saa ka oma klientidele avaldada ja ei tohigi päris kõike oma klientidele avaldada, sest et mõnikord meile antakse õigus anda infot kliendile, aga mõnikord me ei tohi anda infot kliendile. Ja kui me kahtleme, me saame alati üle kontrollida, kas see info kas see on saatusesse sekkumine või see oligi niimoodi mõeldud, et ta tuleb meie juurde, saab mingit vastust ja siis selle najal muudab oma saatust. Et mina olen ka oma vitsad kätte saanud väga tugevalt selle kohta, et kunagi ma arvasin niimoodi, et kõik, kes tulevad minu juurde, nad ju tulevad vabatahtlikult ja siis ma võin nendele lihtsalt vastata seda, mis nad tahavad. Et mul on õigus juba sellepärast, et nad ju tulid minu juurde, siis ma ju võin vastata. Aga tegelikult ei või. Ja lugu oli siis selline, et mul oli üks tasuta klient, ehk siis see
tuttav ja siis ma ladusin tal kaarte suhte peale ja seal oli nagu selline mees, kes pole suutnud oma eksi ära unustada, kellel süda valutab, süda on kinni ja nad olid tegelikult mõlemad üksteise jaoks kinni, mida ma ka välja tõin, et hea oleks suhte arendamiseks minna näiteks baariterapeudi juurde või tegeleda selle asjaga, sest tegelikult olete mõlemad armastusele kinni. Ja ma läksin siis minema ja kuskil 10 minuti pärast mulle helistab selle naise mees. Ja mul kohe tekkis siuke väike insult, mini-insult, siuke paanikahoog, et nüüd hakkab minuga riidlema, et mis sa mu naisele rääkisid, et mis mõttes, et me süda on kinni ja ei suuda ära unustada. Siis ma võtsin muidugi selle kõne vastu ja siis selle asemel, et hakata minuga riidlema, see mees hoopis ütles, et jah, tõesti nii ongi, ei suudagi eksi ära unustada, südames on sügav auk ja palun aidake mind, palun aidake oma eksi ära unustada, et ta ei oleks enam minu elus nii tugevalt, kuigi me oleme 10 aastat juba lahus, aga ta on endiselt minu mõtetes. Ja siis ma olin nagu vau, okei, aga see oli minu jaoks siuke märk, et alati ei tohi nagu seda infot väljastada, sest näiteks oletame, kui sellel paaril oli veel ülevalt antud õppetunnid, mida nad pidid läbima ja mina siis nii-öelda ütlen, et te lähete laiali, siis nad lähevad laiali selle asemel, et need õppetunnid läbi käia. Ja siis selle naise ellu tuleb mingi sarnane mees, aga ta peab ikka need õppetunnid läbi käima. Ehk siis see on siuke värk, et peab nagu oskama küsida kaartidelt, kas see on see hetk, kus ma väljastan seda infot, kas ma tohin seda väljastada. Ja muidugi see info, mida sa väljastad, see ei ole alati ilus. Ja see on võib-olla kõige raskem selle töö juures, kui näiteks need tulemused ei ole kõige ilusamad. Aga siis sa pead oskama inimest ümber suunama, kuidas seda paremaks teha. Näiteks kui suhte tuleviku väljavaade ei ole kõige ilusam, siis sa pead vaatama, et kas on võimalik muuta seda paremaks, kas on võimalik muuta seda tulemust ja kuidas on võimalik. Kas siis läbi mingite abistavate praktikate või baariteraapia või konstellatsiooni või mis iganes lihtsalt koos minna näiteks reisile või hakata kohtingutel käima või ma ei tea, naisele hakata iga päev lilli viima. Et niimoodi saab ka teha. Väga harva on niimoodi, et ei ole üldse võimalik muuta olukorda. Ja muidugi elame neid kaarte ka enda peal välja, ehk siis vaatame, kuidas nad avalduvad teie isiklikus elus ja me kohe ei hakka süsteemseid tähendusi õppima, vaid esmalt ma tahan, et te saaksite neid intuitiivseid oma isiklikke tähendusi kätte ja alles siis me hakkame süsteemseid tähendusi õppima. Ehk siis te vaatate ise, kuidas me vaatame koos muidugi ja te vaatate ise, kuidas need kaardid avalduvad teie igapäeva elus. Ja teeme konstellatsiooni sügavaks tunnetamiseks ja meditatsioone, et te saaksite oma isiklikke mõtteid, tundeid nendelt kaartidelt, oma isiklikku intuitiivset arusaamist, enne kui me lähme siis süsteemse õppimise juurde. Ja need isiklikud tähendused võib-olla on ühed kõige olulisemad asjad siin kursusel, sest et omaenda tähendusi te võite kaartidelt saada ainult üks kord. Ja kursus sobib nii algajatele kui ka nendele, kellel on juba kogemus ehk siis professionaalidele, sest et ka mina olen professionaal ja selle kursuse loomise käigus ma avastasin enda jaoks tohutult palju uusi sümboleid, millel mul polnud aimugi, kust nad pärinevad,
millega nad seotud on ja üldse ma isegi ei näinud neid pildil. Näiteks kõrge preestrina rinna peal on rist. Ja ma olen 4 aastat tarokaarte kasutanud ja alles paar päeva tagasi meditatsiooni käigus kassid seal hüppavad. Vaatasin siuksed varju, mõtlesin, mis asjad need on. Et alles paar päeva tagasi ma avastasin selle risti esimest korda, ehk siis see on kasulik ka nendele, kes juba teeb. Sest võib-olla te saate enda jaoks ka uusi huvitavaid lugemisi, uusi mõttekaaslasi, te saate palju praktikat, te saate süvendada oma teadmisi tunduvalt. Õukonnakaardid täiesti segadust tekitavad, millegi pärast ei suuda nendelt midagi välja lugeda, kuigi teiste kaartidega kõik toimib. Õukonnakaardid on persoonid, enamasti persoonid ehk siis isikud ja nendel on, vaadake, meil psühholoogias on näiteks väga paljud erinevad isiksustamise süsteemid. Näiteks näiteks Jung on palju erinevaid, isiksuse tüübid on selle nimi, isiksuse tüüpe on palju erinevaid ja õukonnakaardid on ka omamoodi isiksuse tüüpide süsteem. Ehk siis igal kaardil on igal inimesel on oma iseloom, omad iseloomu omadused, jooned, ma ei tea, juuksevärvid, silmavärvid, kuidas motiiv elus, milline ta on seest, milline ta on väljast, kuidas ta käitub. Et jaa, vanused on erinevad, on ju, poisid, on noored inimesed, lapsed, siis on need rüütel, siis on kuningad, kuningannad, et seal on ka erinevad vanused, et kui te saate selgeks kõik need iseloomu omadused ja siis on see teil selge, sest tegelikult minu jaoks näiteks nad on ühed kergemad, ehk siis need on lihtsalt inimesed, kes väljenduvad läbi kaartide, isikud. Kleopatra. Nii. Ja kindlasti me läbime mitte ainult teooriad, vaid ka väga-väga palju praktikat, nii omavahel kui ka võõraste klientidega, et kursuse lõpus te saate juba alustada oma praktikaga. Ja neid õpilasi, kes ütleme niimoodi siis parimaid õpilasi parimate tulemustega, ma võtan ka oma meeskonda, kus me saame hakata koos tööd tegema. Ja kursus on online läbi veebi. Ja kui te küsite siis millised kogemused mul on tarokaartidega, siis kõigepealt oli siis see, et ma õppisin Anatoli käes neid kaarte, kes on Eesti selgeltnägijate tuleproovi finalist. Siis eelmisel suvel ma olen õppinud neid Marilyn Kerro käe all. Siis muidugi olen ise ka selgeltnägijate tuleproovis väga palju teadmisi nendest saanud ja oma praktikas olen tohutult palju teadmisi saanud.
oma praktika ajal. tere, kas taarude lugemine võib lugejale ka halba teha? Siin ma küsiks, see on väga lai küsimus, sest et sa ei ole selgelt ennast väljendanud, mis on sinu jaoks halb. Mis on halb tegemine, mida see sinu jaoks tähendab. Sest meil sinuga võivad olla erinevad arusaamised sellest, et kui sa täpsustad oma küsimust, lähed täpsemaks, siis ma vastan sinu küsimusele. Ja natukest aega enne ma juba seletasin, et kui sul on kahtlus, et sa ei peaks midagi, kas sa peaks või ei peaks kliendile midagi ütlema, siis kindlasti tuleb kaartidel üle kontrollida, kas sul on õigus üldse anda antud informatsioon edasi. Kas sul on õigus edastada see info? See on nagu tervendamisega näiteks, et alati inimene võib tulla sinu juurde abi küsima, aga see alati ei tähenda seda, et sa võid seda abi pakkuda. Ja kursuse lõpus tuleb kindlasti ka sertifikatsioon, tunnistus. Nii. Näiteks, kui ma uurin millegi kohta, mida ma ei tohiks teada, kas kuskilt võib tulla karistus? No näiteks, mida sa ei tohiks teada? Sa uurid nagu klient või sa uurid nagu taarode lugeja? Usu mind, kui sa päriselt ei tohi midagi teada saada, siis sa seda ei saagi teada. Aga kui näiteks taarokaartide lugeja ei tohiks edastada infot, aga ta edastab, siis pigem saab vastu pead see info edastaja. Ja sina saad lihtsalt ühe paanikahoo. Näiteks surma kohta ei ole soovitatav edastada infot. Enamasti. Seda muidugi tuleb ka üle kontrollida, sest mõnikord infot tuleb edastada, et ma ei tea, mingit õnnetusi vältida näiteks, et ümber muuta seda. Et kui sulle antakse ülevalt luba, siis anna info edasi ja kui sulle ei anta luba, siis ei anna. Ja seda kõike ma õpetan oma taarukursusel. Kuidas vältida selliseid vastupead siis õpetajatelt vastupead saamise. Mina olen saanud vastupead, millest ma juba rääkisin teile enne. Ja siis olid veel sellised küsimused, et kas nagu veebipõhine õppe ei vähenda õppe efektiivsust. Ja vastus on ei, et see ei vähenda efektiivsust, sest info on kogu aeg sama, infoväli on sama ja see, et te istute lihtsalt füüsiliselt erinevatest kohtadest, ega see info sellest ei muutu. Lihtsalt me ei ole ühes ruumis. Aga see infoväli ja kogu kursuse väli on ühine ja see töötab ja see nagu ei mõjuta mitte kuidagi. Räägin siis natukene kursuse struktuurist, mis me hakkame siis üldse õppima, läbima ja kõigepealt me siis vaatame, kuidas üldiselt neid taarosid kasutada, kuidas hooldada neid, kuidas valida pakk, kuidas ma ei tea, ladu, kuidas neid omavahel segada, kuidas puhastada, kuidas laadida, selliseid tehnilisi asju, kuidas valida pakk, et ja
räägime süsteemist, taarode süsteemist, räägime ka info saamisest, allikatest, kust on võimalik infot saada, mis asi see infoväli on, läheme natukene sügavamale sinna sisse. Siis lähme ajaloo juurte juurde, kust nad pärivad, vaatame niimoodi lühidalt üle kogu tarokaartide ajalugu, ütleme siis niimoodi. Struktuuris siis me vaatame lihtsalt selliseid tehnilisi asju, et milleks need kaardid jagunevad, need suured arkaanid, väiksed arkaanid, mastid, stiihijad, lähme sinna sügavamale. Õukonna arkaanid, muidugi suured arhetüüpilised arkaanid, mis on kõige tähtsam osa pakist. Suured arkaanid, arhetüübid, ma väga armastan neid. Lisakaardid, kõik see kujundlik sümboolne süsteem, et ootab palju põnevust ees. Vaatame üle erinevad algoritmid, tegevuspildil, keskne kuju, staatika, dünaamika, kõik need detailid, mis seal on. Lähme teeme meditatsioone nende peale, kujutame ennast erinevates rollides, tunnetame läbi iseenda, lähme läbi konstellatsiooni veel sügavamale tasandile. Läbi selle, mis nädala jooksul hakkab teie elus juhtuma vastavalt antud kaardile, mida te palusite, et see väljenduks teie reaalses elus. Palju põnevat. Korduvad motiivid, sest väga paljud tegelased tarokaartidel rändavad ühelt kaardilt teisele kaardile ja niimoodi nad siis rändavad. Motiivid erinevad. Ehk siis annan teile üle sellise üldise algoritmi, kuidas neid lugeda. Siis lähme, kindlasti on vaja läbida seda, kuidas küsida õigeid küsimusi, et millised on küsimused, mis toetavad klienti ja millised küsimused klienti ei toeta. Ja see on üks kõige olulisematest osadest, õigesti küsida õigeid küsimusi ja suunata klienti nende õigete küsimuste juurde. See on väga-väga oluline. Küsimuste tüübid, millega ei soovitata töötada. Kõik see selline. Erinevaid ladumisi vaatame juba siis, kui see praktika algab. Algab kuskil jaanuaris ja kõik veel, kes tahavad saada osa suurest allahindlusest, saate mulle isiklikult kirjutada. Veel on võimalik saada täita ankeet. Ja läbi ankeeti te saate siis suure allahindluse. Veel on see võimalik, aga juba varsti see ei ole enam võimalik. Ja seda ei ole kuskil üleval, ainult need, kes on täitnud ankeeti isiklikult. Nii, praegu näitab TV3 selgeltnägijate tuleproovi, kus sa olid ja ka tarosid kasutasid. Päriselt või? Ma ei teadnudki, et tuleproovi näidatakse uuesti telekas. Et väga lahe. Ma täiega tahaks uut tuleproovi, aga meie režissöör kuidagi nagu vist ei taha, sest et ma ei tea, see tuleproov oli nagu väga selline sündmuste rikas ja selline intensiivne ja need kõik need maagid ja selgelt nagu et see oli filmitud aastal 2021 ja ekraanidele tuli aasta hiljem, ehk siis 2022 ja seal ma aktiivselt neid siis panin proovile neid kaarte
ja läbi selle ma olen õppinud nende kaartide kohta väga palju uut. Kuidas nad niimoodi avaldusid. Aga see oli juba 3 aastat tagasi ja läbi see, kuna ma arenen väga kiiresti, siis selle 3 aasta jooksul on olnud nagu tohutuid muutusi minuga. Ja ma registreerisin ka Venemaale ja esimest katset ma tegin nagu ära ja hetkel ootan vastust, kas ma saan läbi või ei saa. Sest Venemaal on see palju aktiivsem, see on palju suurem, aga seal on ka palju rohkem konkurente ja see on muidugi ka väga palju põnevam, sellepärast et seal on sellised juhtumid, mida Eestis lihtsalt ei leita, sest lihtsalt Venemaa on palju suurem ja seal leitakse väga palju huvitavaid juhtumeid. Ma siin Eestis ka otsin nagu huvitavaid juhtumeid, aga neid ei ole väga palju. Et selle eksortsismi jaoks näiteks otsin, et ma lubasin teha ka eksortsismist ja teemonitest eraldi laivi ja ma kindlasti teen seda natuke hiljem, aga hetkel siis live Taro kaartidest. Ja seda teavet lisaks siis sellele, kust me saame seda infot kätte, kas siis üldisest maa infoväljast või siis inglitelt või siis otse vaimult või otse hingest. Lisaks sellele, see on see allikast, kust me kanaldame seda infot, kust me saame. Ja lisaks sellele on Taro lugejal endal veel erinevad kanalid, mille läbi ta saab nendele kaartidele ligipääsu. Ehk siis kõige lihtsam ja kõige esimene kanal on süsteemne kanal. Ehk siis Taro kaartidel on oma süsteem, omad tähendused, mastidel on omad tähendused, on ju, kõik need mõõgad ja pentakli. Mündid on eesti keeles. Oma süsteem, omad tähendused ja süsteemne tasand on esimene tasand, see me nagu loeme aabitsad õpime, nagu koolis kõigepealt õpitakse tähti, siis pannakse kokku need silbid, siis õpitakse lugema sõnu, siis sõnad pannakse kokku lauseteks, lausetest saab tekst. Ja kui me juba oskame teksti lugeda ja loeme seda teksti palju, siis meil juba hakkab pilt tekkima silme ette ja siis me juba hakkame tundmeid, kui me loeme raamatuid, siis me justkui sattume filmi sisse, kus me kogeme neid emotsioone juba, mida see tegelane seal kogeb ja võib-olla lõhnu ja helisid ja sattume täiesti sinna sisse. Ehk siis Taro-kaartide lugemine on midagi sarnast. Kõigepealt me õpime tähti, ehk siis sümboleid, siis me õpime silpe, kuidas erinevad kaardid kokku loetakse, teksti paneme kokku, laused, tekstid, suured ladumised kokku ja siis hakkame ühenduma läbi, siis satume sinna filmi, kus hakkame raamatut lugema ja näeme pilte, võib-olla kogeme tundeid, kuuleme helisid, tunneme lõhna, et kanalid on erinevad. Esimene on siis see süsteemne, teine on assotsiatiivne, kus meil tekivad mingi assotsiatsioon kaardilt, näiteks mingi ühe sümboliga tekib ühendus, näiteks lill või rist või tigu, väike detail ja sellega tekib assotsiatsioon, mis avaldub ja tekib siis ühendus, tekib tähendus. Ja järgmine on siis juba intuitiivne tasand ja kanalduse tasand, kus läbi kaartide sa hakkad otse kanaldama infot, mida sa väga tihti inimesed isegi ei mäleta. Selles seisundis on nagu siuke transseisund, kus sa ei pruugi isegi mäletada neid vastuseid, mis sinu suust tulid. Mis see odav versioon kursuse hinnas on või mis hinnaklassi jääb ligi kaudu? Et teaks, millega arvestada varakult peaks. Hetkel ma hindasid ei avalda,
aga kõige paremaid hindasid saavad need, kes on täitnud ankeeti, mida te olete isiklikult mult küsinud ja mida ma olen teile saatnud, et see võimalus on veel avatud. Ja seal te saate hindasid teada väga suure allahindluse ja siis alles ma avalikustan seda veebisaiti, kus on kõik küsimused, hinnad, erinevad tariifid, et igaüks saaks endale seda lubada ja kui on raske seisund, aga väga tahan kursusel osaleda, siis me teeme hetkel ka ESTO järelmaksu, ehk siis järelmaksuga on võimalik ka seda võtta ja maksta. Et igaüks saaks, kes päriselt tahab seda õppida, et igaüks saaks sellest osa. Et ei oleks sellist pidurdust hinna näol. Et kui sa päriselt tahad seda instrumenti osata ja tahad seda instrumenti oma ellu, kas siis iseenda jaoks või oma lähedastele lugemiseks, sõpradele, või siis sa tahad reaalselt hakata tööd tegema, olla professionaalne taroloog, või sa juba oled ja tahad lihtsalt süvendada oma praktikat, et igaüks saaks endale lubada. Ja kindlasti ma ootan sinna ainult neid, kes päriselt tahavad seda oskust omandada. Ja see tarokaartide oskus on lihtsalt imeline, see on nagu võti, mis avab meil, see on nagu programmistidel, nad avavad seda lehekülje koodi, HTML on see, ja siis nad sinna saavad piiluda, vaadata, millest see koosneb, et korrigeerida vastavalt oma elu soovitustele, vastavalt infoväljale või kõrgematele jõududele. Mina viimasel ajal kasutan aina rohkem seda kõrgemate jõudude abi, isegi rohkem kui infovälja. Ma kohe alguses lähengi ühendungi vaimu ja õpetajatega, inimese vaimu ja õpetajatega ja nemad suunavad siis mind läbi kaartide või otse. Räägin muidugi ka sellest, kuidas ennast seansi ajal kaitsta, siis selle eest, mis olenditega näiteks klient võib sinu juurde tulla, sest et vahepeal tulevad sellised väga tumedates energiates inimesed, kes tassivad siia ruumi kaasa erinevaid tegelasi, keda ma näiteks ei taha endale. Ja siis ma õpetan teile, kuidas ennast kaitsta selliste olukordade eest ja kuidas siis kui sa töötad inimestega, kuidas ennast pärast seda efektiivselt puhastada, et sinu külge ei jääks kliendi energiat, et sina ei peaks seda raskust enda peal kandma. Mul see lilla kadus ära. Okei. Pole hullu, ma eeldan, okei. Nii. Nii. Siis muidugi pöördkaardid ja värvide tähendused. Meil on valge, must, punane, roosa, lilla, pruun. Meil on erinevad värvid, mis on kursuse loomise ajal oli ka väga palju huvitavaid üllatusi isegi nende värvide kohta. Et kui palju sügavamalt ma saan nüüd värvide tähendusest aru. See on lihtsalt... Sa mõtled, mis see värv ikka on, aga sealt saab nii palju tähendusi avalduda, et lõpuks ma nagu olen vau. Lihtsalt punane, selle sees on nii palju, see on terve maailm. Ja kindlasti ka seletan seda, et mida teha, kui kliendiga ei õnnestu ühendust luua või kui kaardid on kinni ja ei näita infot, kui info jookseb halvasti, et kuidas siis käituda, kuidas siis õigesti kliendiga see ühendus luua. Kui sa muidugi tahad luua ühendust.
kuidas lugeda siis lahtiseid küsimusi, kinniseid küsimusi, soovitusi, takistusi, probleemi juurt. Probleemi juure erinevad tasandid, psühholoogiline psüühika tasand, siis on meil suguvõsa tasand, transgeneratsioonilised traumad, põlvest põlve, põlvkondade ülesed. Siis on meil eelmiste elude tasand, siis on meil maagia tasand, ehk siis keegi on teinud maagiat sinu peale, siis on olevuste tasand, ehk siis probleemi juur võib olla nii ühelt tasandilt pärit kui ka mitmelt tasandilt samal ajal ja kui te saate ligipääsu sellele, siis te oskate suunata inimest ka teatud spetsialisti juurde, kes suudab seda lahendada. Ehk siis näiteks hiljuti mul oli klient, kes järsku hakkas rääkima võõras keeles, mida ei eksisteeri ja sellised närvitõmblused olid kogu aeg. Nad läksid arsti juurde, uurima seda füüsilist tasandit, et kas närvidega on kõik korras. Kõik näitas, et kõik on ideaalselt korras ja arstid saatsid psühhiaatria haiglasse ülevaatamisele. Psühhiaatria haiglas öeldi, et kõik on korras, et niimoodi avalduvad lapsepõlve traumad. Aga nende meetodid seal psühhiaatria haiglas ei aidanud. Ja siis lõpuks pöördutigi minu poole. Ja see, millega mina sain ühendust, on see, et selle inimese sees on teemon ja olevus. Ja tuleb läbi viia eksortsism. Ja kui rituaalpuhastus oli läbi viidud, siis sümptomid hakkasid vaikselt laanduma. Ja probleem oligi lahendatud. Ehk siis sina arvad, et see on füüsisega seotud, tegelikult on hoopis seal olend sees. Või sina arvad, ma ei tea, tuleb sinu juurde ja ütleb, et kurat, mu peal on needus pandud. Ja sa hakkad vaatama seda probleemi, pole tal mingit needust, et tal hoopis mingi peaga probleemid, et mine psühholoogi juurde, et pole mingit needust. Või hoopiski on niimoodi, et tegelikult on needus, on ju. Siis sa saadad spetsialisti juurde, et välja puhastada seda. Sest mina olen kogenud enda peal, mis asi on needus, kuidas see töötab ja et see reaalselt takistab. No nii, vaatan, kas teil siin veel on küsimusi. Praktikat tuleb väga-väga palju. Ja kuna see on esimene minu kursus, siis ma panustan võib-olla panustangi kõige rohkem sellesse oma elus, sest alati esimestesse kordadesse sa panustad palju rohkem kui edasi, sest edasi sul on skeem olemas ja sa juba tead, kuidas nagu asi käib. Siis sa ei panusta nii palju, sa lähed nagu leebemalt läbi. Aina. Da? No nii, kui teil on veel mõnda küsimust, võite veel siia kirjutada. Ja vaikselt ma hakkan lõpetama seda laivi ja see live läheb üles ka YouTube'i, et saate järgi vaadata, kui soovite ja panen ka YouTube'i lingi hiljem üles. Ja tänan kõiki, et olite siin minuga, kuulasite, kes on siin viimased minu vaatajad, on minuga, aitäh, et olete lõpuni minuga ja kohtume juba millalgi, kuskil, millalgi, siin ja seal. Ja aitäh teile ja tšau kõigile!